see video on sulle, kui sinu Human Design profiilis on sees number 3. Ehk siis tere Märter, 1, 3, 3, 5, 3, 6, 6, 3. Elu Märterina on päris põnev seiklus või siis üks lõputu kannatuste jada. Ja seal on valikuvõimalus. Sa saad valida oma suhtumist. Ehk siis Märterina paratamatult kogemus õpetab. Elu on meie kõige parem õpetaja. Ja teoreetiliselt võime me küll igasuguseid asju õppida, uurida, avastada, aga me omandame kõik need teadmised ainult läbi kogemuse. Sinu kogemus on sinu kõige parem õpetaja. Ja tihtipeale, kui sa ikkagi ka praktiliselt midagi selgeks teed, siis see tuleb kogemuslikult järgi proovida. Alles siis on sul võimalik teada, millega on võimalik edasi liikuda, millega mitte, mis toimib, mis ei toimi. 3. alajoon on vast üks kõige ebastabiilsemaid alajooni, eriti kui me räägime profiilidest. Ja ma arvan, et ma teen mingi hetk sulle veel eraldi video, kus ma räägin lähemalt sellest, kuidas on sünnirist ja sinu energiatüüp ja põhja-lõunasõlm ja profiil omavahel seotud. Aga praegu võid suhtuda enda profiili kui sellisesse isiksuse tüüpi, aga päriselt jutumärkidega, et profiil näitab ära sinu karakterile, sulle selles elus, omased iseloomujooned ja muu hulgas on ka teatud mõttes siuke nagu kostüüm, mida sa kõige mugavamalt kannad. Ehk siis, kuidas sa kõige loomulikumalt läbi elu kulged, õpid, avastad, oma asju ajad, realiseerid oma sünniristi energiat. Nüüd Märter, katse-eksitusmeetodil, et me oleme siin arengu peal väljas, mis tähendab seda, et areng on tegelikult oluline kõiges. Nii suhetes, eneseareng, isiklik, sisemine areng ja samamoodi ka tööalaselt, et see pidev enda liikumas hoidmine on väga oluline. Areng on oluline, ilma selleta ei saa. Ja stagnatsioon on surm. Ehk siis nii kui miski lõpetab arenemist, hakkab see taandarenema. Nüüd ebastabiilsus. Kaoselement on siia sisse kirjutatud, ehk siis sinu elu lahutamatu osa on kaootilised sündmused. Elu korraldab sulle kaost, sa võid käpuli käia täiesti sirge tee peal. See, mis kõigi teiste puhul toimib, võib sinu puhul osutuda nagu totaalseks apokalüpsiseks. Ja me alles nüüd, mulle tundub, et hakkame ühiskondlikul tasandil jõudma kohta, kus me hakkame kuidagi rohkem aktsepteerima seda kogemuslikku õppimist. Et hästi pikka aega on ikkagi olnud see, et loll on see, kes ei õpi teiste või enda vigadest. Aga Märtrina tasub ära mainida, et on ämbreid, mida tuleb läbi kolistada väga mitmeid kordi. Enne, kui sa veendud, et tegemist on ämbriga ja siis sa oled võimeline seda ühel või teisel moel kas siis laiendama või selgitama teistele ka, et kuidas täpselt on ämbriga tegemist ja kuidas sinna ei tasu astuda. Ehk siis igal juhul elus, suhetes ja tööalaselt on võimalik edeneda ainult katse-eksitusmeetodil, mis tähendab seda, et sul on väga oluline lubada endal katsetada ilma ootusteta. Lubada endal nii-öelda proovida midagi proovimise pärast, strateegia autoriteet on meie puhul eriti oluline. Kui sa veel ei tea, siis minu enda profiil on 3-5, sellepärast ma alustangi Märtritest ja seetõttu on see mulle kuidagi hästi oluline teema ja ma olen ise sellega väga pahuksis olnud, et kuidas muidu nagu nii tark ja võimekas naine, aga vahepeal nagu lihtsalt panen nii pange. 3-5 tavaliselt igas sellises pange panemises või läbikukkumises on peidus kingitus. Ja 3-5-na, tegelikult tead, ma võib-olla räägingi sulle mõne sõnaga natuke lähemalt siis kõigist kolmekate profiilidest lähemalt ja rõhutan sulle ka seda, et kui sa oled noorem 6. profiili alajoone esindaja, siis sa ka esimesed 30 aastat sisuliselt läbi elu kulged ikkagi Märtrina, ehk siis omal nahal kõik katse-eksitusmeetodil. Ja siis toimuvad need järgmised muutused, aga 6-katest räägime kindlasti mingi hetk eraldi lähemalt. Märter, 3. alajoon, 1-3. Kõik on vaja rohulible tasandil selgeks teha ja siis on see vaja järgi proovida.
sul on vaja päriselt asjadest aru saada. Ehk siis 1-3-ga käib kaasas selline ebakindlus. Ebakindlus nii tööalaselt kui ka ebakindlus suhetes. Edasi saab liikuda ainult sellega, mis tundub turvalisena ja uurimustöö loob selle turvalise vundamendi. Ja kui sa oled ka selle turvalise vundamendi loonud, siis tegelikult kõik need teadmised tuleb järgi proovida. Ja nüüd enda kogemus. Sul on väga palju väga väärtuslikku kogemust, mida tuleks jagada jooksvalt teiste inimestega. Enda avastusi ja katsetusi on oluline jagada teistega. Kui sa jõuad liiga kaugele, siis see aktuaalsus kaob ära. Ometigi sinu puru võib olla teise jaoks puhtaks kullaks. Et 1-3-ne sul on potentsiaal kasvada väga heaks spetsialistiks valdkonnas, kus sa oled väga palju katsetanud ja koperdanud, kukkunud, läbi kukkunud, ebaõnnestunud, uuesti proovinud. Me 3 tuleme nii visad ja nii järjepidevad ja see on miski, mida ei tohiks lasta mitte kunagi kellelgi teisel meilt ära võtta, et kuule, come on, lõpeta ära. Mul on nii palju öeldud, et miks sa seda teed, et see on nagu nii mõttetu ja näed, et see ei ole toiminud, kui see oleks toiminud, oleks see juba toiminud. Ja mul on nii hea meel olnud, et paljudes sellistes kohtades ma olen vähemalt lähiminevikus, olen olnud piisavalt visa ja järjepidev, et okei, nii ei toimi, aga kuidas saab? Ja siis tihtipeale on saanud ka, või siis vähemalt ma olen omandanud väärtuslikku tarkust, mida ma saan ka sinuga jagada. 3-5, jõuamegi 3-5-ni. Väärtuslik tarkus, mida saab ka teistega jagada. Elu 3-5-na. Ja ma tegelikult ütlen sulle kohe ära, et elu 3-5-na ma olen loonud ühe päris mahuka e-raamatu ja sinna juurde salvestanud ka circa 3 tunni jagu audiosalvestusi. Ehk siis, et kui sinu profiil on 3-5 ja sa tunned, et sellest võiks sinu jaoks väärtust olla, siis viska pilk kodukale. Link on siin kirjelduses ka olemas, et äkki loob sulle ka väärtust, äkki minu integreeritud ja universaliseeritud kogemustarkus on ka sinu jaoks kasulikuks ja võib-olla innustab, julgustab sind ka julgemalt proovima, katsetama, olema leebem iseendaga. 3-5-na kõige olulisem asi, mis võiks sulle kõlama jääda, on see, et palun ole endaga leebem. Ära ole endaga nii karm, ära kritiseeri ennast. 3-5 puhul kokku saab nüüd see 3-kas. Ehk siis Märter, kes kogu aeg tahab pürgida edasi, tahab pürgida kõrgemale. Tahab leida midagi, millega on võimalik edasi liikuda või kellega on võimalik edasi liikuda. Ja siis on taustal see tark ketser, kes on nagu justkui juba jõudnud kõrgemale, kellel on see kõrgem vaade. Ehk siis ka sinus on olemas see selline kriitiline osa, mis on selline, et nagu kuidas sa seda ära ei tee, kuidas on nagu võimalik, et sa sellise koha peal kukud läbi, kuidas sa siis ei teadnud paremini. Ja suure tõenäosusega oled ka sina läbi elu ikkagi kokku puutunud teiste inimeste kõrgendatud ootustega ja nendele pettumuse valmistamisega. Nüüd on väga oluline, et sa ise endale pettumust ei valmistaks ja teiste inimeste ootused tegelikult ei puutu sinusse, need ühest küljest küll loovad selle avatuse, aga 3-na, isiksusliku 3-na sa oled ikkagi siin selleks, et olla orienteeritud oma enda kogemusele. Sina oled see, kes liigub elus edasi ja lihtsalt kõik see, mida sa selle teekonna vältel leiad ja avastad, on miski, mis saab luua väga suurt väärtust teistele. Ehk siis sul on võimalik enda teekonnal omandatud kogemustarkust universaliseerida, laiendada mingisuguse probleemi lahendamiseks. Sul on võimalik pakkuda kas siis nagu mingit teenust või toodet, mis lahendab mingisuguse sotsiaalse probleemi. Sa oled suurepärane probleemi lahendaja. No mis tahes võtmes või moel, aga sinu enda teekond õpetab sulle seda, mis toimib, mis ei toimi, mida on vaja muuta ja seeläbi koperdad sa suure tõenäosusega ka otsa millelegi, mis võib lahendada mõne suurema probleemi. Minu meelest Elon Musk on väga hea näide 3-5-st ja sotsiaalsete probleemide lahendamisest. Ehk siis tark liider. Elu kasvatab sinust tarka liidrit mingis valdkonnas ja toekas vundament tuleb isiklikust kogemusest. Ehk siis luba endal julgemalt katsetada ja kogeda ja ära lase välistel ootustel muutuda koormaks ega ka vanglaks. Teiste inimeste arvamus ei puutu sinusse. Sa oled siin selleks, et rajada oma enda enneolematut teekonda kõrgustesse. Nüüd 3-6-6-3. Kogemustarkus on puhas kuld. Et elu kasvatab sust ühel või teisel moel
kas siis tarka õpetajat või tarka juhti. Ja tõenäoliselt hakkad sa seda sellist targa juhi kvaliteeti nägema ikkagi sellises 40ndate kandis. Juba 30ndate teine pool on päris hea koht, 40+ juba hakkab looma. Et kus iganes sa oled kõige rohkem katsetanud, enda arvates läbi kukkunud, ebaõnnestunud, kannatanud, proovinud uuesti esimese 30 aasta vältel, siis seal on sul võimalik kasvada väga targaks ja kogenud kas siis õpetajaks või juhiks. Ja kaosest peab saama sinu sõber, sa tegelikult tuledki erakordselt hästi toime mis tahes muutustega. Et mida iganes elu ette toob, sa oled nagu kogenud ja näinud nii palju, lisaks sellele sinu oma enda need igasugused katsetused, eksperimendid on sind viinud, no vähemalt tõenäoliselt peale 30-ndaid viivad, ma nüüd ei tea, kui vana sa oled, aga on viinud sind märkimisväärse hulga teadmiste omandamiseni, mis tähendab seda, et ühest küljest sul on see kogemuslik empaatia ja see on tegelikult miski, mis on nii suur kingitus 3. alajoone juures. Et mida rohkem me oleme ise kogenud, ise nii-öelda seda, ma ei tea, kraavi kaevanud ja ennast sealt kraavist välja kaevanud, siis seda rohkem see muudab empaatiliseks ka teiste suhtes. No muidugi, kui me ei ole varjupoolel kinni, kus me lihtsalt oleme kriitilised ja pessimistlikud ja negatiivsed, et noh, ma ei tea, vaene mina ja elu ongi nõme ja maailm on karm koht ja teised inimesed on halvad. Et sinna ei tasuks muide liiga kauaks kinni jääda. Et stagnatsioon. Kõik, mis ei arene, hakkab taandarenema ja hääbuma. See võiks hästi kõlama jääda, aga kui me tuleme veel korra 6-3 ja 3-6 juurde tagasi, siis hinda oma kogemust, vahet ei ole, kui vana sa oled. Et kogemuse pärast lase elul ennast õpetada, lase kogemusel ennast õpetada. Elu on kõige parem õpetaja üldse ja ei ole paremat kooli kui elukool, vahet ei ole, kui kummaline mingi maik või hinnang sellele ühiskondlikul tasandil ka juurde ei pandaks, aga kogemustarkus, sinu kõige suurem väärtus ja puhas kuld on sinu kogemustarkus, mitte kellelgi teisel ei ole sellist kogemust ja ka neid teadmisi nagu sinul. Ja kui nüüd kokku panna keegi, kes on nagu ise läbi kogenud ja on nagu leidnud selle tee ja jõudnud kõrgemale ja suudab seda teed nagu kogemuslikult ja päriselt suudab mõista seda, kes samal teel on ja suudab teda ka nagu juhtida, õpetada või juhendada, siis parimad juhid ja liidrid üldse. Ehk siis kolmekad. Märter! Tee, mis sa teed, aga ära jää liiga pikaks ajaks paigale. Ka siis, kui kõik on tuksi läinud ja sa ei tea täpselt, hoia vähemalt keha liikumises, hoia ennast arenemas. Hästi oluline on hoida ennast arenemas. Ja sama lugu tööalaselt ka. Kõik, mida sina oled üles ehitanud, võid sina ise ka maha lammutada. Lihtsalt selleks, et saada nii-öelda need mängutükikesed, midagi uut hakata ehitama. Et ära keskendu säilitamisele. Me elame maailmas, kus hästi tugevalt hinnatakse säilitamist, aga meie oleme siin ikkagi evolutsiooniagendid, erineval moel siis. Et areng, isiklik teekond ja väärtuslik kogemustarkus pluss siis nagu erineva tahu alt siis oleneb, milline 3. alajoone profiil sa oled, aga kogemustarkuse jagamine, kogemuse hindamine, austamine on väga oluline, et su mineviku kogemus ei oleks trauma, sest et vastasel juhul sa ei saa edasi liikuda ja sa tegelikult ei saa ka sealt seda tarkust kätte, mida on võimalik teistega jagada. Et ja siin kõige olulisem asi traumaga tegelemisel on see, et kui sa saad haiget, ole endaga leebe. Tavaliselt me välistest traumadest ja veel teiste inimeste hinnangutest ja kriitikast toibume kergesti, aga see, mis me ise endaga teeme, eriti puudutab see 3 viitesid, et meil see ketser on vahepeal ikka selline korralik ketser ise ennast tuleriidale ja siis korduvalt ja hoiangi ennast seal pikka aega. Et ära karista ennast. Sa õppisid, okei. Hoia fookus lahendustel. Kui see ei toiminud, kuidas veel saab, kui sellega see edasi liikuda? Okei, ma olen nüüd jõudnud siia. Kuhu ma edasi tahan liikuda? Mis on see järgmine mäetipp? Ja tea, et kui sa jõuad ka mäetippu, alati paistab sealt uus ja kõrgem mägi. Ära siis jää tippu. Julge vajadusel ka alla tulla ja hakata vallutama uut mäge. Ja nagu ma siis juba mainisin, et 3 viied.
kui vähegi kõnetab, siis viska pilk peale kodukale, et seal ootab sind üks pikem lugemine ja loodetavasti kasulikuks osutub kuulamine ka. Järgmiste kordadeni!